Nii, tere õhtust! Tere õhtust kõigile! Mul on hea meel teid taas oma seinal näha. Tere tulemast Inspiratsiooniraamatukogu esimese raamatu Dr. Rangan Chatterjee Tervise 4 tugisammast järjekordsele esitlusele, live-esitlusele siinsamas Facebookis. Mina olen Kris Leinatam ja olen selle raamatu ära tõlkinud ja võtnud vabaduse sellega kirjastada. Õigemini nurunud välja selle õiguse seda kirjastada. Mul on väga hea meel öelda, et järgnevate nädalate jooksul teeme me Facebookis samasuguseid raamatu esitlusi, ehk siis vestleme erinevate vägevate külalistega veel ja veel, minimaalselt kord nädalas. Enne kui me lähme tänase programmi juurde, tänase minu vestluspartneri juurde, tahan ma öelda ka seda, et kui sinul tekib keset meie vestlust vastupandamatu soov see raamat endale soetada, see on kõigest 264 lehekülge, mis on tiine igasugustest tarkustest, siis selle soetamiseks on sul võimalus, 3 erinevat võimalust. Meie edasimüüjate hulka kuuluvad head partnerid Rahvaraamat ja Apollo, aga ka meie enda koduleheküljelt, kirjastuse koduleheküljelt www.inspiratsiooniraamatukogu.ee saad sa selle soetada. Seal on e-pood sinu jaoks kenasti loodud. Valid oma endale sobiva makseviisi, endale sobiva postiautomaadi, pakiautomaadi ja siis hakkavad nähtamatud väikesed päkapikud toimetama selle nimel, et see sinuni võimalikult kiiresti jõuaks. Kuna Inspiratsiooniraamatukogu koos oma esimese raamatuga on nii-öelda alles sünnitusmajast väljunud, siis meie Facebooki lehekülg ootab ka kõikide toredate inimeste like, love, share, care. Et need on meie jaoks siis justkui ternespiim ja kuiv mähe ühe tita jaoks, nagu me oleme oma vanuse poolest praegu, nii et olge nendega meie vastu helded, aga seda loomulikult ainult juhul, kui teile see meeldib, mida me teeme, mida me kirjastame, mida me Riinuga täna räägime ja nüüd ma ütlesin välja. Aga lähme siis minu tänase külalise juurde. Tegu on naisterahvaga, keda ma tean juba päris ammu aastaid, kuid 2017. aasta suvel me sõitsime kord minu autoga suunaga siis Pääsküla poole ja mina käisin talle välja ühe hullumeelse idee. Nimelt proovida, kas oleks võimalik hakkama saada pooltriatloniga. Tollal ma ei tundnud teda veel nii hästi, et ma ei teadnud, et mida hullem idee, seda kiiremini temalt tuleb jah. Ja tema esimene reaktsioon oli oh my god ja sellepärast oligi niimoodi, et mõne aja pärast oli 5 naist toimetas ja treenis siis nime all oh my god, nii et minu hullust ideest sai meie järjest kasvav sõprus alguse ja ma olen selle eest täiesti elu lõpuni tänulik. Aga ma kutsun siis teie ette oma tänase vestluspartneri, imelise naise, totaalse yes-womani, oh my godlase, funktsionaalse toitumise nõustaja, koolitaja, tervise edendaja, issand, sportlase Riinu Rätsep. Tere Riinu, mul on nii hea meel, et sa siin täna oled. Tere Kris ja mul on ka super hea meel, et sa jälle tegid mulle ühe ettepaneku, millele, eks ole, lause lõppu kuulmata tuleb absoluutselt kohe ja, sest ega siit midagi halba ei saa kunagi tulla, ainult ägedad kogemused juurde. Just nii on. Meil on sinuga neid ägedaid kogemusi olnud paras jagu, et vaatajale, kuulajale lihtsalt informatsiooniks, et mina vandusin siiski pooltriatlonile alla, sellepärast, et ei ole võimalik tegema hakata 3 asja, millest sa kõike 3 kardad. Ja Riinu oli siis üks nendest, kes sellega imeliselt hakkama sai. Aga ma saan aru, et sul on jäänud see spordihulluste pisik külge. Sa siin oled igast vägitegusid teinud.
Tead, eks seda vaba aega jääb ka ju on järjest rohkem, et elukorraldused on nüüd tänapäeval niimoodi, et saab ise oma aega korraldada ja kõik need, mis eelneva 40+ aasta jooksul on tegemata jäänud, siis need on vaja ükskord enne, kui see siin maamuna peal need sammud täis saavad, eks ole, et siis oleks vaja ära teha ja ühel hetkel jääb ju kogu aeg seda aega vähemaks, et eks ma siis otsast hakkasin pihta ja kui millegiga alustad, siis tead, neid pakkumisi tuleb järjest juurde, et praegu on vaja juba valikut teha, mida sel aastal mitte teha ja et nagu ka terveks jääda ja terve olla, et see jääks nagu normaalse liikumise tasemele, aga ennast testida meeldib mulle kogu aeg. Ja seda ma tean, et ka võhandud ja igasugused maastikumaratonid need ei ole nagu, ütleme, need ei ole normaalsetele inimestele, aga normaalsus ongi ülehinnatud, eks ju. Täpselt. Tuleme korra selle raamatu juurde tagasi. Esiteks ma tänan sind, et sa võtsid selle endale lugeda niivõrd ebamugaval moel, et raamat polnud veel trükkigi läinud ja ma panin sul lihtsalt ekraani taha PDF-is seda lugema. Et mis su enda üldmulje üldse sellest raamatust ja ka doktor Rangan Chatterjeest jäi? Tead, see oli tõesti esimene kord, kus ma lugesin seda raamatut arvutiekraanil algusest lõpuni läbi kõik eessõnad, et sealt ei jäänud tõesti punktid olid ka esimesed ja viimased loetud. Et see raamat, sa oled sellest nagu doktor Chatterjeest nii palju ennem juba rääkinud, eks ole, et mul oli nagu jäänud kõlakirja, et ma tahan temaga ükspäev tuttavamaks saada. Ja nüüd tuli siis selline pakkumine, et sa tõid sellega täiesti eesti keelde, siis tõesti, ma saan sinu vaimustusest täiesti aru, see kattub ka minu täielike põhimõtetega nii elustiilist kui loodusest ja toitumisest ja nendest siis tervise alustaladest. Ja nad on nii lihtsas keeles kirjutatud, et kui alustasin, siis magama mineku jaoks ma panin ta korraks käest ära, aga hommikul jätkasin jälle samas vaimus edasi ja kui raamatut lugedes sa näed ära, millal lõpp hakkab lähenema, eks ole, et lehtede arv läheb väiksemaks käes ju, siis arvutis lugedes seda ei näe ära, muudkui krutid aga seda seina edasi ja siis ühel hetkel ei lähe enam edasi ja saadki aru, et nüüd olid viited ja lõppsõna ja et rohkem ei tulegi ühtegi lehekülge, et selles suhtes oli seda ülilihtne lugeda, et kuigi mina olen raamatulugeja, kes teeb ka omale märkmeid, siis mingites kohtades ma ikka võtsin paberi välja, et kirjutan nagu mingid asjad endale kõrvale, aga seda raamatut on ülilihtne lugeda ka algusest lõpuni kohe esimese hooga vurinal läbi. Üks väheseid raamatuid, mis ma olen nagu voristades läbi lugenud. Ja nagu ma eile ka ütlesin, et see on minu jaoks ka olnud selles mõttes nagu erakordne raamat, et tema nii tõlkimise protsess kui ka lugemise protsess oli nagu võrdeliselt nauditav, et tavaliselt ma kipun nagu ühte teisele eelistama, aga ta oli nagu tõsiselt ja mulle endale hullult meeldib see, et ta on meesterahva poolt kirjutatud. Ma ei tea, mul ikka süda läheb sinna meeste poole kogu aeg ikkagi. Jumal tänatud. Et kas sulle ka kuidagi see mehelik konkreetsus või midagi sellist läbi kumas? Seda ma ei oska nagu öelda. Ma ei ole nagu tundnud, kas on mees või naisenergia või kes seda, ma vaatan seda, et kas on huvitav lugeda või mitte, sest ma olen täielik raamatute fänn ja ma võin raamatupoodi ära kaduda ja sealt mitmekümne raamatuga koos välja tulla, sest seal poes tundub kõik huvitav, aga kui koju jõuan, siis esimesed 10 lehekülge, vaata, mul on mitmel raamatul on järjehoidja vahel ja esimesed 10-20 lehekülge on see, kus mõnele raamatule jääbki see järjehoidja sinna vahele. Et siis selles suhtes jah, ma ei ole isegi teinud mingit statistikat, kas need on meeste või naiste kirjutatud raamatud. Minu jaoks on raamat ja kui ta on hästi kirjutatud, siis ei loe, mis soost autor sellel on olnud. Kui ma su käest küsisin nagu kirjalikku arvustust ka selle kohta, mis on muuseas meie koduleheküljel täiesti olemas, siis sa üllatasid mind sellega, et sa seda nii-öelda raamatu sihtgruppi tegid palju laiemaks, kui mina alguses arvasin, et mina mõtlesin oma peas kuidagi, et ta on selline nagu tavalugejale väga hea raamat, aga sa ütlesid, et see raamat on väga hea töövahend ka toitumisnõustajatele, tervisenõustajatele ja meditsiinitöötajatele. Ma olen positiivselt üllatunud sellest.
No eks ma nendes ringkondades olen ju viimaste aastatega, kui ma olen õppinud siis nii toitumisnõustamist kui funktsionaalset toitumist kui ka nüüd siis toitumisteraapiat kohe-kohe lõpetamas, siis näinud seda ringkonda, kuidas seal nagu suhtutakse just ka sellesse nii-öelda nõustamise poolde. Ja minu üllatuseks on samamoodi nagu eile ka doktor Riina Raudsik rääkis, et meditsiinitöötajaid on päris palju, kes ka jälgivad nii-öelda oma igapäevase töö kõrvalt täiendavad ennast ka toitumisvallas. Siis selles suhtes ma näen, et see aitab ka just perearstidel ja meditsiinitöötajatel näha seda natukene suuremat pilti kui see, millele nad on spetsialiseerunud. Ja toitumisnõustajatel samuti, et kui inimene, klient tuleb minu juurde, siis ma vaatan mitte ainult seda, mis tal suust sisse läheb, vaid ma vaatan ka nii-öelda kogu seda tervikut, seda holistilist tausta, sest üks toetab teist. Et kui kas toidu seedimine on paigas või ei ole, see mõjutab ka seda, millises närvisüsteemis ta on, eks ole, et nagu eile ka just doktor Raudsikuga sellest juttu oli, et need kõik on nagu omavahel nii seoses, et ma võin selle toitumise filigraanselt paika panna, ei muutu selle haiguse nüanss, ei muutu selle, ma ei tea, kui on vaja kaaluga liigutada midagi, eks ole, et ei muutu see ükski, midagi ei muutu ja siis ma lähen kas une liikumise või selle närvisüsteemi ehk siis oma ajafaktori juurde ja asjad hakkavad loksuma hoopis teises nii-öelda selles suunas, kus inimene ootab, et nad läheksid. Jaa, ma olen sinuga täiesti nõus. Me täna räägimegi sinuga natukene rohkem selle nagu toitumise poole pealt sellest raamatust, et mulle, ma tean nagu, et minu ja sinu vaated nagu põhimõtteliselt nagu kattuvad täiesti, et selles suhtes on sinuga nagu väga lihtne rääkida, et ma ei pea nagu pelgama seda, et mis sa mulle nüüd ütled. Mulle endale näiteks väga meeldib Rangani selline seisukoht, doktor Rangan-Chaterie seisukoht selle kohta, et ei ole olemas ühte ainuõiget toitumisviisi. Aga väga tihti kuidagi tahetakse endale seda nagu külge võtta, et taaskord mingisugune ism on nagu see ainuõige toitumisviis. Et kuidas sina nendesse suhtud või mis sa selle kohta ütled ainuõige toitumisviisi kohta? Inimesed on nii erinevad, siis see, mis sobib mulle, ei sobi sulle või kolmandale või neljandale isikule, et ma ei saa nagu iseenda kogemuse põhjal, kuidas mina olen toitunud, anda kellelegi soovitusi. Sest kui me muutume ka ajas, me muutume ka siis ööpäeva tsükli jooksul, et selles suhtes mina kui siis tulevane terapeut, praegune nõustajaks, et pean ikka arvestama sellega, et mul vastas on isik, indiviid kogu oma täieliku personaalsusega. Ja kui tuleb inimene, kes tahab nii-öelda olla, nüüd ma olen valinud, et ma olen vegan, siis ma jälgin neid veganluse põhimõtteid või ütleb, et ta tahab ketodieeti teha, eks ole, et siis ikkagi mingite dieetidega ja sellist eriliste nagu toitumisviisidega olen ma ka ikkagi seda meelt, et nad ei ole kõigile mõeldud. Keto ja osad sellised rangemad dieedid on mõeldud ainult teatud diagnoosi puhul. Et seal on omad taustad taga, mis nad lühiajaliselt võivad mõjuda, aga pikaajaliselt toovad nagu kehale kahju taha. Aga mis sealt nagu taustalt nagu on, eks ole, et see ühte toitumisviisi ei ole, igaüks saab ise endale valida, mis talle sobib, aga sellised toitumise alused on üks ja sama, et igal juhul peab olema toit selline puhtast allikast, võimalikult looduslik. Need on need, mida mina nagu jälgin ja soovitan. Aga ega see nii-öelda ühe ainuõige toitumisviisi puudumine ei tähenda seda, et mulle näiteks hullult meeldiks, kui mulle sobiks nagu see fiiri toitumine nagu üle. Päris nii ikka. Et midagi meil on ju ikkagi nagu sarnast selles mõttes, et meil on ragud ühest samast materjalist, meil on kops ja maks on ühest samast materjalist. Meil keha vajab ühtesid samu mineraale, samas nende selliste eriliste dieetide puhul kipuvad tihtipeale mingisugused augud jääma just nendesse kõigile vajalikesse ainetesse sisse.
Jah, sealt hakkab, natukene tuleb mängu ka see, kuidas ma ütlen, nagu inimese nagu rakumälu ja taust ja kust ta nagu tulnud on ja millisest keskkonnast see mingi müstiline asi, mida inimesed ei ole veel läbi hammustanud. Natukene suunatakse seda ka geenitehnoloogiasse või geenivaldkonda juba, et geneetiliselt mõni inimene ei ole võimeline loomset valku seedima. Mõni inimene ei saa ainult taimetoidu peal, tal on vaja seda loomset valku jälle, eks. Et selliseid asju on hakatud ja ka see ensümaatiline pool ja need on nagu sellised isiklikud eripärad ja tõesti on olnud minu klientide hulgas ka taimetoitlasi, kes on oma tervise nii ära rikkunud, et nad on 3 aastat hästi tugeval ravil olnud, mis on ka toonud nii-öelda vaimseid kahjustusi neile. Ja samas ei saa öelda, et taimetoitlus on halb, ei ole. Ta on nagu hea, kui ta on nagu heas võtmes ja teadlikult tehtud ja samas kuulates ka sinu keha, kas sinu keha saab sellise protsessiga üldse hakkama. Samas Rangan jälle räägib taaskord, mul oli nii palju äratundmisi ja nii palju head meelt oli seal kogu aeg sellest raamatust, et Rangan toob sisse ühe sellise mõiste, mida ma tean, et me sinuga mõlemad väga armastame ja millest nagu me oma töös mõlemad ka palju soovitame, ma usun, lähtuda, on sinise tsooni toitumine. Räägi sellest natukene lähemalt. Raamatus on ka sellest, aga natuke nagu sellest on rohkem rääkida. Sinised tsoonid on need tsoonid, kus inimesed on loodusega hästi kooskõlas ja ma võiks seda nagu natukene, inimesed, kes on tänaseks 40+ või sündinud seal, kes on näinud veel Vene aega ja nii-öelda teadlikult elanud selles Vene ajas, kus poed olid tühjad ja enamusel oli ikkagi olemas oma aed, aiapidamine, kus kasvatati midagi, olid kogukonnad, kes tegid süüa. Isegi need Lasnamäel, kus elati suurtes nendes tornides korteris kinni, olid nad jooksid siis õhtuti või nädalavahetustel oli kõigil linna ääres tatšad, kus nad tagumid püsti siis istutasid ja muldasid ja tegid siis seda nii-öelda kasvatasid endal midagi head ja süüa. Eks see ongi see sinine tsoon, kus me elame loodusega kooskõlas ja loodus on see, mis meid toetab ja mis on tänapäeval jäänud hästi nagu kõrvale. Ja toit on puhtam ja toit on ka energeetilisem, et millest räägitakse veel praegu natukene vähem, on see, et kui masin tuleb mängu, hakkab toitu tootsema. Praegu ka istutusprotsessid käivad suurtes tööstustes masinatega, siis see, mis siin meie kätte sees, see bioenergia jääb jälle nagu loodusel või sellel kasvatataval taimel saamata ja need kõik on nagu omavahel seotud. Nende taimedega kõlab nagu veidi sihuke eks ole, aga taimedega me oleme kuulnud, et kellega räägitakse ja poputatakse, et need kasvavad paremini kui need, kes ei ole nagu inimesega seotud. Sama kehtib ka. Täiesti kirjutan alla selle taimedega rääkimise. Ma just istutasin kontorist endal siia Feng Shui järgi õigesse nurka turdlehe, et siis ma käin ja tomatist mul ei õnnestunud väga hästi see suvi rääkida, nad ei teinud midagi. Aga järgmine aasta on jälle uus katse, selles suhtes, et ka mina osade taimedega, maitsetaimedega, ürtidega, neid ma olen nagu poputanud aastaid, juba tulevad ilusti välja, mingid taimed katsetan siiamaani, eks ole, et see on kõik avastamise rõõm, sest mingi periood lõigati ju meil toitumisest täpselt ära see, et mida me kasvatame ja ei ole vaja neid kõik peenrad lükati murulappideks, eks ole, poest saab ju, kõik on ju poest saadaval, eks. Nüüd me õnneks hakkame minema samm-sammult tagasi, et järjest rohkem inimesed jälle uurivad seda, kuidas tomatid kasvavad. Just, et lapsed teavad, et piim ei tule mitte, või hakkavad taas teadma siis seda, et piim ei tule mitte ainult sealt külmkapist. Aga kuidas selle enda kasvatamisega on, et me oleme tegelikult ju suutnud oma emakese maaga nii palju nagu ära reostada, et kas, kui palju see sinu hinnangul või sinu teadmiste kohaselt nagu meie seda ise kasvatatud toidulauda mõjutab? Jah, ta on kindlasti parem kui see, mis me poest ostame, et kui see kurk, mis pole elu sees ühtegi mullakübetki näinud, vaid on mingisuguse müstilise valguse käes džinnipudeliga koos kasvanud, et kuidas, kas me saame kindlad olla, et kui me järgime siin, võtame siit ühe lehekülje lahti ja järgime seda söö vikerkaare teemat, et
kui palju protsentuaalselt meil on võimalik sealt nagu kõik endale vajalikud ained kätte saada? No protsendiliselt on väga raske öelda, sest täpselt kus piirkonnas ta kasvab, mõjutab ka see, veinimaailmas öeldakse terroir selle kohta, eks ole, et kogu see kliima, mis seal mullastikust tuleb, mis seal õhustikust tuleb, mis seal millal päike kasvab, eks see kõik mõjutab seda taime. Ja ütleme, kui vanasti, ma mäletan, kui meil vanaema ja nemad panid kartuli maha, ühel aastal sügisel võtsid üles, siis järgneval 4 aastal sinna ei pandud kartulit, seal kasvas midagi muud, sest kartul tohutult kurnas seda maapinda. Samamoodi on, vist oli mais ja mingid kultuurid on veel, eks ole, mis tohutult kurvavad ja seal ei tohi pikalt kasvatada sama kultuuri. Hetkel suured põllumajanduses seda võib-olla nii hästi ei järgita, pead ei anna ja ei taha kellelegi liiga teha, eks ole, sellega. Aga koduses majapidamises võib-olla küll. Ja sellega ka, eks see, mis 20-30 aastat tagasi see terroir nii-öelda oli ikka maapinnast palju rohkem aineid kätte see taim kui täna, eks ole, et seda sõnnikut ei ole nii palju või see sõnnik isegi ei ole nii kvaliteetne, kui ta oli 20 aastat tagasi, sest loomad söövad ju ka mis teravilja sööta ja võib-olla nad ei näe seda päikestki ega seda rohelist rohulibletki, eks ole, et söövad ainult heina, eks ole, et seal, kus liha toodetakse, mitte liha ei kasva ise, eks. Et need kõik on mõjutanud, et see, mis 20-30 aastat tagasi salatisest oma vitamiinikompleksi kätte saime, pidime sööma ära peotäie salati, siis et nüüd sama kompleksi kätte saada, peame sööma ära suure kausitäie salatit. Need vahekorrad on muutunud, jah. Siis lihtsalt see nii-öelda selle heade asjade tihedus samas asjas on läinud lahjemaks. Ja, sama on, isegi Norra tegi ju alles uuringu, kas see oli eelmise aasta, ütleme, 1,5 aastat tagasi vist, et kui nad mõõtsid ära nende selline suuri uhkus on ju lõhekala, eks, mis me teame, et kui on lõhe, siis ta tuleb Norrast. Ja kasvanduses kasvanud kalades on 16 korda vähem siis seda olulist omega-3 rasvhapet, EPA-t ja TH-d, mida meie keha väga vajab ja millest me siis räägime, eks ole, et kui see vahekord, et sööge kala, aga me enam ei saa sealt piisavalt seda kvaliteetset EPA-t ja TH-d kätte. Ja, aga mida me saame igalt poolt kätte ja millele Rangan on ka terve oma peatüki pühendanud, on suhkur. Küll tema ikka oskab ennast peita igasugustesse kohtadesse, et head asjad on justkui läinud välja ja kõikide kogused on tõesti suurenenud, mis me peame sööma, samas suureneb ka kaloraaž, see on muidugi hoopis teine jutt, eks ju. Aga mis selle suhkruga? Ma eile ka ütlesin, pidin tunnistama, et mul on selle kohta täitsa eraldi soolikas olemas, aga eks mul ka väga paljuski muidugi Ranganiga sarnaseid nõuandeid järgides on õnnestunud seda oluliselt vähendada. Aga mis ta on nagu igal pool ju varjatud kujul meil sees, et mismoodi meil nagu õnnestub siis üldse ennast sealt nagu välja tuua sellest suhkrusõltuvusest? Mina mäletan nagu 2 asja, mis trügisid sisse meie toitu ja üks oligi, ma mäletan, kui väike ma olin, võib-olla 10 võib-olla seal kuskil varases teismeas, kui sünnipäevaks tehti jälle suguvõsas suur kausitäis kartulisalatit ja siis tädi ütleb, et pane sinna supilusikatäis suhkrut ka. Siis oli mis mõttes soolase toidu sisse läheb, eks ole, supilusikatäis suhkrut. Pane, see teeb toidu heaks. Ja sealt hakkasid kasvama, eks ole, siis juba pandi teda borsisuppi sisse ja siis pandi teda juba kuskile jälle, neid soolasid asju kasvas niivõrd palju ja nüüd ongi, et vist ei ole enam praktiliselt ühtegi toiduainet, kus natukenegi suhkrut sisse lükataks. Et sa leiad seda ka ju singi sees, eks ole, kuhu nagu loogiliselt võttes ei anna toppida, aga näed, seal ta on, eks ole. Kui suur probleem see on meie jaoks? Kui suur probleem see tegelikult on meie jaoks? Ta selles suhtes on ikka suur probleem, et ta ajab jälle ka keha stressi, et meil on ju nii-öelda mitu stressiallikat. Üks on see vaimne stress, eks ole, mis tuleb nendest pingetest, siis meil on glükeemiline stress, mis mõjutab seda veresuhkrut, kus saame selle suhkrulapsu kätte ja veresuhkur on piigina üleval ja siis on piigina kukub alla, et kui tükk aega ei söö, eks ole, et sellisest voolavast olekut veresuhkrul praktiliselt ei olegi ja sealt tulevadki need nii-öelda mis organismi nagu tugevalt lõhub.
ja kuidas keha juba on nagu nii selles suhkrusõltuvuses, et ta praktiliselt mõned ikka põevad, et kui ma nüüd suhkrut ei saa, siis ma põen nagu seda suhkrupohmelli. Ise nagu enda pealt, nagu eile oli ka korra juttu, eks, et millest need ka tuleb, et üks oli sellest vee joomisest, eks ole, et oli, et kui seal nagu on see vesi ikkagi kvaliteetne, et siis me saame seda nagu natukene ka mõjutada, et siis meil ka see suhkrumaitse kaob. Teine on, kui meil on nii-öelda mikrobioom mitmekesistatud ja seal on vajalikud head prebiotilised ja kiudained sees olemas, eks ole, et me sööme nagu piisavalt kiudainet, sest nende osakaal on ka 1/3, 1/4, 1/5 võrra tänapäeva toitumises vähenenud, kui ta nagu meil ennem oli. Et see vähendab seda magusaisu, aga kuna neid meil ei ole toidus, siis me oleme kõik asendanud suhkruga ju. Ja asendanud ka nii-öelda selle rasvasuse, et kui me arvasime, et rasv teeb paksuks, võtame rasva ära, siis toit ei maitsenud enam hästi, lükkasime suhkru sisse ja vau, maitses jälle hästi, eks ole. Et ja nii ta on, olemegi jälle selles nagu augus, et ampsu võtad, siis natukene ei söö ja siis tunned jälle õigust, tahaks nagu magusat, sest kehal on oma ellujäämisinstinkt ja see ei lase ju veresuhkru, tõstab ta jälle kiiresti üles, et ta ei lase nagu sellesse liiga madalale faasi kukkuda. Ranganil on siin ühel leheküljel, ma lihtsalt vuristan ette, kuna see on selline väga levinud probleem, on see sama suhkrusõltuvus ja tihtipeale inimesel tunneb, et me ei tea võib-olla alati, et meil see on, ega see ei ole niimoodi, et hommikul ärkan üles, mõtlen, mul vist on suhkrusõltuvus. Olen sõltlane. Kena on, kui me selle oleme teadnud või seda endale tunnistame või oleme aru saanud, aga väike checklist siis vaatajale, kuulajale raamatust otse, et sümptomid, mis võivad viidata suhkrusõltuvusele. Vajadus süüa iga 2 tunni tagant, et kui tunne on selline, et pidevalt on midagi vaja näksida, siis on ohumärk. Keskendumisvõime vähenemine enne lõunal. Mina olen süüdi selles. Lõunane väsimus, ka üks selline sümptom. Ärritav näljatunne söögikordade vahel. Värin või uimasus, söögikorra järgne tohutu energialaks või väsimus, ehk siis kas siis lendab veresuhkur ülesse või siis lendab kaevu põhja. Ja kofeiini ja suhkru vajadus, et end tegusana tunda, söögikordade vaheline vajadus magusate toitude ja suupistete järele ja joobesoleku tunne, kui õigel ajal süüa ei saa. Ja purjus ilma alkoholita. Paar lehekülge hiljem ta muidugi halastab ka meie peale ja annab nipid kätte, et mida siis teha, kui sellised sümptomid on olemas. Aga millega me ei saa ju tegelikult selles mõttes, et magusad kui sellist nagu päris välja endal toidusedelist võtta ja nüüd öelda, et ma ühtegi magusat asja ei söö. Et mis see nii-öelda siis selline safe, turvaline valik selle valge suhkru asemel on? Minu esimene küsimus on, miks ei saa? Saab ikka, on ju, et see on jälle see meie siia enda kupli siis alla pandud nagu piirang, eks ole, et suhkur on mulle nii vajalik, et kuidas ma selle ilma suhkruta elan. Mina olen seda testinud nagu mitmeid kordi, aga võib-olla ma olen ka nagu selline ekstreemjuhtude nagu käsitleja, aga kuna ma katsetan oma keha peal, siis ma olen 3 aastat järjest iga aasta 1 kuu jooksul siis täiesti suhkruvaba kuu. Ma ei ole välja jätnud neid looduslikke, loomulikke, eks ole, mis on puuviljasuhkurd ja eks ole. Neid mõtlesingi, jah, et kuidas sealt nagu seda asendust sisse tuua. Ja, et puuviljad ja need on olemas, aga see ei tähenda seda, et kui mul nagu nüüd magusa isu tuleb, et siis ma ajan nagu hullult rosinaid näost sisse ja kuivatatud puuvilju, eks ole, et ma asendaksin nagu mingi tatlitega selle oma siis selle magusa vajaduse. Et ülejäänud toitumine on mul täpselt sama, lihtsalt ma olen välja jätnud kõik koogid, kõik kommid, ükskõik mis kujul nad on ja see on esimesed aastad ikka oli see, et ma ei ütleks, et ta oli raske, kui kook ja kohvi on minu jaoks niisugune minu aeg iga päev, eks. Et see on niisugune pool tundi, mis on minu aeg ja ma naudin seda natuke ikkagi jälgin, eks ole, koogi või kommi kvaliteeti ka, kus ta tuleb. Aga mis ma nagu sellega öelda tahan, et elu võib-olla nagu testib ka sind, eks ole, kas sa oled valmis ilma koogita elama ja kui ma nüüd täna esimesel kuupäeval otsustan, et ma ei söö ühtegi kooki, siis mul aju teeb nagu mingi klõpsu ja ma isegi vaatan kooki ja ei teki isu, et ma paneks selle suhu. Aga kui küsida, eks ole, teha täpselt, et mis ma siis saan nagu selle nii-öelda valge suhkru asemel valida,
või igapäeval, et ma ei jäta seda suhkrut ära, vaid valin nagu sellest siis tervislikumad valikud, siis tervislikumad valikud võib ka, et mis sul praegu nagu harjumus on, et kui mul on ikka, võtan tass teed või tass kohvi ja seal on 3 supilusikatäit valget suhkrut, siis see on ka osadel inimestel täiesti normaalsuseks, et siis hakkame nagu sellest pihta. Minu normaalsus on see, et mul ei lähe ühtegi suhkrulusikat sinna sisse, et kodus on mul ainult pruun suhkur olemas, see on kuskil kapi taga nurgas, see on külaliste jaoks ja ta on mul kodus ainult tänu sellele, et ma teen kokkamisüritusi ja sealt jääb mõnikord üle. Et minu magus on ainult, mis ma kasutan, on mesi ja kõik nagu ka sellised kui suhkru asendusained keeruliste nimedega, mida ma ei teagi, loodusest ta võib-olla mingil kujul leiab, aga sellisel kujul, et ma lähen võtaks tükiks ülitooli või rütrotsüüti või midagi sellist, eks ole, et sellisel kujul ei ole. Jah, täpselt, eks ole, et steeviataime ma olen ise ka kasvatanud, see on väga pull nii-öelda smuutidesse või salatitesse panna. Kahjuks ta on niisugune 1-aastane, mis ei ela talve üle ja tal on talve ei ela üle ja seemnest ta läheb väga pikalt idanema, eks ole. Et selle protsessi olen ka läbi teinud, aga steevia on sama, et hästi niisugune põnev, et ma saan ju asja magusaks, eks ole, ja ta ei anna ühtegi kalorit, et jube põnev hea asendusaine. Tegelikult, mis ta annab sulle, eks ole? Ta annab sulle ainult magusat maitset, mitte midagi muud, miks ma pean nagu asendama midagi, eks ole, et ma lihtsalt harjutan oma keha ära, et ta ei taha nii palju magusat. Ja kui ma olen teinud neid kuu aega neid ilma siis koogi ja kommivabasid kuusid, siis esimene kord ma ei saanudki aru, kui oli juba 2 nädalat möödas ja ma ei olnudki kommi söönud, eks ole. See ei olnud see, et 30. kuupäev kukub ja mul on juba suur kookkappi valmis ostetud või valmis tehtud, eks ole, et nüüd ma hakkan siis, saan nagu kõik panna. Ja keha ei olnud harjunud, kõik asjad olid nii ülimagusad, isegi mõned puuviljad olid nagu liiga magusad. Et selles suhtes keha hakkab kohe nagu taastuma ja ta kompenseerib ise need ära, et me ei pea leidma nagu asendusmaterjali kuskilt tehismaterjalist või inimene on arvanud, et ta mida hästi põnevalt inimene arvab, et ma kavaldan nüüd looduse üle. Loodust ei ole võimalik üle kavaldada. Loodus teeb sinu jaoks kõik parima ära, paneb parimad kooslused kokku ja siis ma arvan, et ma võtan sellest taimest need asjad välja ja need ei ole mulle vajalikud ja viskan kõrvale. No nii ei ole. Rääkides sellest, mis loodus meie jaoks on valmis teinud ja välja mõelnud, Rangan on toonud oma raamatusse täitsa selline söö-vikerkaart tabeli ja selle vikerkaare söömise taga on väga palju erinevaid olulisi asju. Üks on seesama kihudainete teema, mida sa ka korra mainisid, mis siis meie mikrobiomis ja meie bakterikesed seal söövad ja räägi võib-olla natukene, Rangan ka muidugi räägib sellest, aga räägi sina ka sellest, et miks meil üldse on oluline nagu teada sellist asja. Ma suudan ju, see on võib-olla niisugune sarnane küsimus, nagu kui ma kunagi käisin õhtu Kanal 2-ga saates ja siis Jõekalda ja Margna küsisid mu käest, et vanasti ju mehed ei rääkinud saunalaval tervisest, et nüüd see on niisugune uus normaalsus on ju. Et vanasti me ka ei rääkinud, oi mu mikroobid tahavad nüüd tead seal või bakterikesed tahavad mikrobiomis süüa, et neil ikka need asjad seal kõik õigesti oleks. Et kuidas me nagu siiamaani jõudnud oleme, et me peame sellistest asjadest rääkima selleks, et normaalselt süüa. Miks see oluline on? Esiteks, kuidas me jõudnud oleme, on see, et inimese puhas, minu arusaama järgi ja see, mis ma olen nagu märganud, inimese puhas mugavus. Me oleme kogenud püüelnud sinnapoole, et olla järjest mugavamad. Ja kui oma nii-öelda tööalast karjääri ma alustasin ju kokkana ja kokkana laeva peal, suur köögis ja seal ma nägin siis, et kui alguses me tegime kõik nagu nullist praktiliselt toorainest valmis, siis aasta pärast või paari aasta pärast tuli ja koputas jälle üks müügimees sisse, siin on kotitäis pulbrit, segame siia vee sisse, saab imelise kastme, siin on teine kotitäis pulbrit, segame vee sisse, saame super kreemi, mida tordi vahele panna ja nii tuli neid, siis tuli üks toitsik, kus oli must vedelik sees, see on kastme värv, et paneme seda, siis teeme hea veinikastme, paneme sinna natukene värvi ka sisse, et annab nagu siukese, et ei jää kaste siuke hallikas, vaid ta on ikka siuke tõsiselt hea kastme nii-öelda ikka värvi, eks ole, et ilus.
ja nii edasi ja kokad ja peakokad kõik teid, vau, äge, muidugi kasutame, eks ole, et ja niimoodi see hakkas nagu järjest muutuma ja tänu sellele sai ka paar kokka jälle kokku hoida, eks ole, et neile ei olnud ju enam tööd vaja teha ja köögis muutus elu lihtsamaks, et kogu see lihtsus on viinudki meid sinna. Kuni jõudsid sellised reklaamid, et tegin valmis, panin paki sisse teile nuudliluroa, sina tuled poodi, võtad selle siit pakist, sul ei ole vaja söögi tegemisel aega kulutada, võtad selle paki, lähed koju mikrouuni 1 minut, 10 minutit söömiseks ja sul on kõht täiseks. Et see toitumise osakaal muutus nagu nii tahaplaanile, et see ei olnud nagu meie jaoks oluline, et peaasi, et sul on kõht täis, ükskõik, mis sa sealt saad. Et see on viinud meid selleni, et me enam ei pane neid asju tähele, eks ole, et me oleme nii-öelda siis oma toitumisega paigast ära läinud. Miks see mikrobiomi hoidmine oluline on see, et mikrobioom mõjutab meid tohutult palju. Erinevaid nii-öelda nüansse meil. Kuigi ta on siin nii-öelda seedekulgla lõpus ja mõni arvab, et on nagu ainult selle jaoks, et kõik see, mis seedeprotsessist üle jääb, siis kehast välja visata, siis seal on nagu need viimased osad veel, mis keha siis toimub imendumisprotsessid, lagundamise imendumisprotsessid, mis varem ei ole toimunud. Ja seal peensoolest siis imenduvad ka meil vitamiinid, mineraalained ja probiootilised ja prebiotilised ained teevad oma töö ära siis seal jämesooles. Ja sealt on, kui neid halbu pahasid baktereid, kes meile ju ei meeldi ja nagu arvame, et ise pressivad meile siis sinna sisse, kui me headele bakteritele süüa ei anna, siis need mõjutavad meid nii palju, et immuunsüsteemil ei ole enam midagi süüa. Ka nemad hävivad koos heade bakteritega. Teine on see, et tekivad meil erinevad soolehaigused, soolepõletikud ja ka siis meil toitained enam hästi ei imendu. Jääme ka sealt selle vaegusesse. Kui sooles on põletikud, siis toimub selline, kuidas ma ütlen siis lahe efekt, eks ole, ma ei tea, kui lahe ta on, väga ei ole, et lekkiva soole sündroom. Ja seda on ju tohutult palju tegelikult. On ju, ja mis on siis, et sealt hakkab nagu kehasse tagasi imbuma neid asju, mis peaks tegelikult kehast välja minema. Ja kui leiti ka selliseid asju, et Alzheimer, dementsus, kõik sellised, mis on nagu siin peas olevad haigused, eks ole, ja leitakse ajust uuringute käigul selliseid osakesi, mis tegelikult kuuluvad sooleosakeste hulka, siis on küsimus, et kuidas need sinna said. Ehk siis põhimõtteliselt, kui sa oma mikrobiomi normaalselt oma 5 vikerkaare värviga ei toida, siis jämesoole bakterid lõpetavad ajus, see ei ole väga ilus pilt. On ju, ei ole, eks ole, ja see ei ole ka muidugi, et kõik jämesoole sisu koliks sulle siia aju, eks ole. Aga see on nagu osa... analoogid praegu. Ja, et aga see nagu kõik mõjutab, sest kujuta ette, kui sa oled halba toitu söönud kurgumulguni täis, see protsess kõhus, see enam ei seedu, vaid seal toimuvad mingid käärimis, lagunemis, siuksed protsessid ja sul on kõht punnis ja sul on väga halb olla. Siis ma ei mõtle korrektselt enam, eks ole. Mul ei ole ühtegi emotsiooni, mul on nii raske olla ja tavaliselt ongi peale lõunat, kui kõhu siia, eks ole, et ääreni täis söönud. Ega see tööd ei tee ju korralikult. Keha on ju väsinud, eks ole, et siis keegi küsib sult, et umbes järgmise päeva, ma ei tea, finantsaruande numbreid või mingit, kuule, mis meil see aasta plaan oli, eks ole, et kuule siis täna selliste küsimuste praegu tuled, räägime tunni aja pärast, räägime hoopis homme praegu, teeb nii kehv olla, et ma ei tea, et see vist ei lähegi üle. Eks sul mõtlemisvõime kaob ka ära, kui seedetrakt on korrast ära ja sealt on nagu nii paha olla. Soolestik valutab, kõht valutab, eks ole, et sa olen nagu, mõistus on nagu halvatud kohe. Ja see on nii naljakas, see on täpselt sama, vaata, nagu me eile Rautsikuga ka rääkisime, et me tihtipeale üldse ei jaga ära seda, et kui me ühes kohas anname nii-öelda alla või lähme lati alt või teeme midagi valesti, et see tegelikult ta mõjub meile nagu hoopis teise kohta, et pane siis on ju seedimine ja aju tegevus kokku, aga siis sõna otseses mõttes oledki pärast peast sai ja midagi teha. Ja, see tegelikult see ju käib nagu kokku see lause, ega see niisama ei ole tulnud, sa oled see, mida sa sööd, eks. Et söön viinarid, olen viiner, söön sardelle, olen sardell, eks ole. Et eks ta kuskilt see tõetera on tulnud ja samamoodi jah, et nii uskumatu, kui see ka ei ole, siis kui me ei hoolitse oma keha eest, siis keha hakkab kuskilt kokku kuivama.
ja samamoodi ka siis vaimsest, ka meie elujõud tuhmub sellises kehas, ta ei taha seal elada. No võtame selle vikerkaare söömise uuesti. Mis vahe nüüd seal on? Kas mul on kollane asi laua peal või mul on punane asi või kas mul on, ma ei tea, kollane porgand või punane porgand? Miks mul peab siis nüüd siis olema see 5 värvi seal taldriku peal? No esiteks on juba see, et kogu meie eluprotsessi mõjutab ka seda, et oleks hea hoida ennast, positiivsed mõtted hoiavad meid nagu parema emotsiooni peal kui siis nagu negatiivsed mõtted ja psühhosomaatilistest asjadest me oleme ka kuulnud, eks ole, et kuidas nende meie keha kõik mõjutavad, eks ole, mõttel on ju jõud. Ja kui ma näen niisugust hallikat, rohekat toidulaadset toodet omal taldrikul, eks ole, mis on nagu ülekeedetud brokolid või siis niisugune, ma ei teagi, mis seal veel, mis toidud veel võib-olla niimoodi võivad nagu välja kukkuda, eks ole, või teen mingi püreesupi, eks ole, et see on nagu üle käinud, kus värv on ära kadunud ja siis mõtlen, et ma söön nagu hästi tervislikult ja ta ongi niisugune hall ollus on mul taldrikul. Ja siis mul ei teki emotsiooni ka, eks ole, et ma nagu võib-olla kui ma ei ole nagu mõttega ka toidu juures kohal, eks ole, et siis ma viskan ta nagu kähku omale kurgus sisse makku ja kõik on nagu ülihästi. Aga nüüd, kui me paneme sellele, isegi kui on see ülekeedetud brokoli, paneme sinna peale natukene kas tšillihelbeid või roseepipart, eks ole, see on nagu hästi väike muudatus, mis ma saan teha. On seal juba natukene värvi ja toit hakkab elama. Kui ma panen sinna juurde ka paprikat, toob see kollane või punane emba-kumba värvid on, toob ta juba nagu silmisse sellesse nagu toidule elu ja hinge sisse, kui seal on rohkem värve. Et see annab juba nii-öelda sellele silmadele, et me alustame seda seedeprotsessi silmadega, kui on toit ilus, hakkavad seedenõred juba tööle, nii suus, ammulaas, maos, kõik on valmis nagu juba seda toitu seedima, eks ole, kehal ei tule ootamatult, et nüüd on vaja seedeprotsessiga tegelema hakata. Ja mis nende värvidega on veel, et värvide sees on meil fütotoitained, et mis on nagu, mis see fütotoitaine on, eks võib tunduda keeruline sõna, aga meil on ju toidus on alati olemas makrokomponendid, mis on süsivesik, rasv, valk ja mikrokomponendid, mis on siis vitamiinid, mineraalained ja fütotoitained ja fütotoitained on meil puhtalt sellise värvilise toidu sees. Need võivad karotenoidid on võib-olla niisugune inimestele, millest on nagu natuke rohkem rääkinud, võib-olla flavonoidid, nendest on ka nagu kuulda olnud, eks. Et need käivad kõik sinna alla ja need aitavad meil keha funktsioneerimisprotsessid töös hoida, et ükski, et ka nagu need seedenäärmed töötaks ja meil oleks piisavalt vajalikke ensüüme ja vitamiinid saaksid imenduda ja need kõik asjad teevad omavahel koostööd, et see on nagu niisugune hästi kihvt protsess, mida 2 sõnaga on nagu võib-olla keeruline nagu edasi anda, aga kui me ütleme, et see on meeskonnamäng, jalgpalli ka ei lööda väravat üksinda, eks ole, et see on ju meeskonnamäng ja sama käib meil kogu toiduprotsessiga, sest loodus on selle kokku pannud niimoodi, et seal on need koos mängijad ja üks meeskond on ühes nagu toitus sees, et nad saaks oma töö hästi ära teha. Kui nüüd vaatajal, kuulajal jooksis juhe keset pidi kokku ja mõtles, et issand jumal, ma ei teagi, mida siis homme hakklikastme kõrvale panna, et kas panen nagu riivitud porgandit või keedetud peeti, siis raamatus on täiesti selline spikker olemas. 2 lehel täiendav vikerkaare kaart ja isegi kui siin jääb nüüd, mina näiteks tean osasid asju, mis kuhu ma ei ole veel siiamaani mille söömiseni arenenud, et näiteks soovita, kui ma lähen poodi, ma vaatan, mul on siin esimene asi on kohe artišokk, on ju, vaatan artišokile otsa, kuul on koos, midagi sellega pihta hakata, ei oska, ostan koju, mädaneb ära. Kust tegelikult võiks nagu ammutada inspiratsiooni nagu selle kohta, et mis ma teen siis selle spargli hunniku ja bambuse võrsete ja ma ei tea, kalekapsaga. Tead, saladuskatte all ma võin ka tunnistada, sest minu 30 pluss kokkamisaasta jooksul, kuigi olen töötanud, eks ole, laeva peal, kus on eksootilised puuviljad ja juurviljad ka täiesti kasutuses olnud, ei oska ka mina selle värske artišokiga mitte midagi peale hakata. Ma ei ole seda testinud
ega katsetanud ja tegelikult seda on poes näha olnud, eks ole, mitte küll väga tihti, aga minust on ta sinna poodi jäänud ja vist mõnes telesaates olen näinud, et äkki keegi on kasutanud, aga ma ise ei ole julgenud veel katsetada. Aga peab olema see, et ainus on see, et julgus katsetada, kui esimene kord ei tule välja, siis ei tähenda, et see juurikas on kehva. Või et mina olen kehv kokk ja ma ikka ei oska üldse midagi, jälle hakkame pihta see, kuidas ma ise endale sisestan, eks ole, et mida ma oskan ja mida ma ei oska. Aga kokkamisraamatuid poes on, ma ei tea, meetrite viisi, eks ole, 10 meetrite viisi neid ridasid ja siin kirjastused annavad, ma ei tea, minu arust mul ühel kursaväel, kes kirjutab kokaraamatuid, ta laseb iga kuu mingi kokaraamatu välja, eks ole. Internet on täis. Kui tõesti midagi ei oska nagu pildi järgi ja selle kirjelduse järgi teha, siis on YouTube, how to do, ehk siis kuidas teha. Ühte teist sealt võib väga kummalisi asju isegi leida, how to do, eks ole. Et võtta sealt nagu pildi järgi ja lihtsalt julgust ja katsetada, et selles suhtes ta ei ole nagu raketiteadus. Ja tõesti, mõni ütleb, mul ei ole kaasa saanud seda geeni, oled küll, kõik oskavad süüa teha, aga lihtsalt on vähe praktikat olnud ja seda julgust ei ole võib-olla, eks. Selle kaasa sündinud geeni koha pealt ma kõiki, kes niimoodi praegu tõesti tundsid ennast Riinu jutust ära, et ma ei oska süüa teha, minul seda geeni ei ole, siis ma toon ühe näite oma isast, kes, kui mina väike olin, ei osanud isegi mannaputru teha. Ma tean, et paljud peavadki seda päris keeruliseks tegemiseks, aga ühel hetkel, see oli pärast seda, kui mul õde sündis, hakkas isa katsetama, olles täiesti köögivõhik. Mis ta tegi? Ta pani kahelt poolt köögiuksed kinni ja hakkas proovima. Ja kui meie kuulsime, et käis mingi kurat ja siis käis vetsus vesi, siis järelikult tuli välja sööma minna. Ei läinud korda. Aga kui tehti pidulikult kahelt poolt uksed lahti ja laud oli kahetud, siis oli tal järelikult tulnud väga hästi välja. Ja ta väga kiiresti õppis ära, nii et üsna pea ei läinud tal enam mitte midagi untsu ja ta oli üks parimaid kokkasid, keda ma tean. Nii et tõesti, absoluutselt igal ühel meist on väike kokageen sees. Ja mul on ka olnud paar klienti, kes teevadki oma toitumispäevikut, et minu juurde tulla on ainult õues toitudega ja ütlevad, et mida ma siit siis valida tohin ja mille järgi ma siis õues vaatan ja täiesti nagu katkuvad juba juuksed, mida ma siis teen. Ma mõtlesin, et hakka väikeste asjadega pihta, täpselt sa ei pea tegema seda gurmee 7-käigulist lõunat omal õhtusööki, eks ole. Et alusta kas või selle pudruga ja tõesti, kui läheb metsa, siis läheb metsa, aga sa oled nagu harjutanud ja oma panuse ja sellest kogemusest midagi õppinud. Järgmine kord tuleb järjest paremini, et eks ma olen ka neid putrusid päris mitmeid sinna põhja keetnud. Et ja kõige parem, ma olen ka kartulit keetnud 7 tundi, eks ole, et sest, et vesi on sealt juba ammu ära kuunud ja mustad junnid olid potis, eks ole, et juhtub ka on ka minul juhtunud, eks ole, et kui me sellest me kogu aeg kõik õpime. Ja, kui ma tahan sinu käest nüüd lõpetuseks, meil hakkab varsti enne lõpetust veel. Me puudutasime kahte olulist asja, mida me teame, et on toidulaualt väga palju vähemaks jäänud. Üks on siis rasvhapete tasakaal on meil metsas sõna otseses mõttes. Siis sa ütlesid, et meil on kiudaineid oluliselt vähemaks jäänud meie toidulaualt ja sellest räägib Rangan ka raamatus. Rangan räägib ka kolmandast asjast, mis on jäänud meie toidulaualt väga palju vähemaks ja need on polüfenoolid. Kus nemad pesitsevad? Kus on polüfenooli kodu? Ja kes ta üldse on? on? Kes on polüfenool? Jõuame jälle selliste toredate keeruliste sõnadeni. Ja polüfenool on hästi lihtsas keeles öeldes antioksidanti. Me teame kõik, me oleme kuulnud seda nime, mis asi ta on. Ta on siis selline hästi tugev antioksidantne ühend ja ta on samas ka siis ka fütotoitaine. Et ta kuulub nagu nende gruppi sealt ja kus seda nagu leida võib, on päris nagu hästi tugeva värviga tumedad toiduained ja näiteks kohv, kakao, mustikad, oliivid,
tume šokolaad. Kui ma ütlen šokolaad, siis šokohoolikud ei tasu kohe nagu. Ta on ikkagi see tume, ikka korralik tume šokolaad, kus on hästi palju kakaot sees, eks. See, mis hambad lahti võtab nagu ühe ampsu. Ja see, mis hambad lahti võtab, on ju, ja see 99%, mis mina kõige vängem maitsenud korra elus, rohkem praegu küll ei taha, aga noh, see ikka oli suulahe küljes kinni, et minu arust see oli selline pahteldamise efektiga, aga ma saan teiste nendest gurmaanidest aru, kes seda tarvitavad, et see on oma sihtgrupp olemas. Ehk siis ja mustad ploomid ja oliivid, hästi kvaliteetne oliiviõli, et seal on need olemas selline, oliiviõlil ja oliiviõlil ka vahe sees, eks ole, et hästi kvaliteetne oliiviõli on see, mis natukene sul kurgus hakkab nagu tekitab siukse kihelustunde või. Nad hakkavad siin juba toimetama, need polüfenoolid, et nad on ka siuksed kihvtid tegelased, täpselt, mis aitavad meil keha toetada, hoida seda oksüdatiivset stressi maandada, et me ei roostetaks. Ja mis hästi popp sõna on ju, eks ole, et mis annab nagu hea varjundi polüfenoolidel on ka, me kõik tahame olla igavesti noored ja ilusad, et kes neid kortse ikka ootab, eks ole, et siis polüfenoolid aitavad meid nii-öelda aeglaselt vananeda. Aha, no võt mustikahooaeg sai läbi, aga kuna vanajumal mängib meil siin ilmaga nagu vingerbussi kogu aeg ja suvi läheb järjest rohkem nagu jaanuari poole, siis võib-olla saame uue satsi mustikaid jälle. Mul näiteks hakkasid rododendronid uuesti õitsema, nii et mustikad ka tagasi. Et siis kõik mustikale. Praegu võib loome süüa. Riinu, meil on juba kellaajaliselt juba praegu käes, aga meil tuleb pime ja hull aeg. Me lähme jälle tagasi oma karukoobastesse, hommikul ärkame üles, on pime, õhtul jõuame koju, päeval jõuame koju, on ka juba pime. Ja see on nagu homo sapiensi jaoks kõige keerulisem aeg üldse ja kui meil talved ka nüüd ära võetakse, mis võetakse, me ise oleme ju võtnud oma tegevusega need talved endalt ära, et nüüd, kui me oleme ka talvedest suutnud peaaegu lahti saada, siis meil ei tule nagu seda valgust juurde ja inimene on niimoodi üles ehitatud kuidagi, et me kipume nagu tõmbamagi siis ennast nagu tagasi, aga meie energiatase kipub minema madalamaks. Mida sa soovitad? Mismoodi nüüd sellel algaval must ajal ennast turgutada, mismoodi energiat saada juurde? See on jah, see tore aeg on tulemas ja selle talvega me tegelikult oleme ise tellinud ka selle ju, et kui me räägime kogu aeg, ma tahan suve, et kui ma küsin, kes armastab talve, siis ma olen üks vähestest, kes käed tõstab, eks ole, ja Kris teine, et kus on ikka tõesti see 30 kraadi pakane, eks ole, ja lumi põlvini, mis põlvini kaelani, et siis see on juba haruldus. Aga mis selle pimeda ajaga, kuidas ise ennast toetada sellest, kasutades ka täiesti rangani nii-öelda mõtteid siia juurde veel, mina ütleks seda, et hoia natukene, tee selliseid asju, et sul oleks seda valgust natukene rohkem sinu ümber, eks ole, et ka kodus, kui sa oled kodus, on õuevalgust ei saa, sest õues on juba pime, eks ole, aga loo selline loomuliku valguse keskkond, sest see aitab väga palju ka sul kodus kaasa. Kas küünlad piisavalt palju erinevates kohtades lampe kasutades, et see nagu toetab seda valguse poolt, sest mingil hetkel meie kodus läksid, ma ei tea, kuidas ise läksid, härra vist kodus sahmerdas midagi, eks ole, igal vahetati lambipirnid ära. Ja ühel hetkel avastad, eks ole, nagu seasilm on igal pool, eks ole, mitte midagi ei näe. Ja tunned kohe, kuidas see tõmbab nagu energia alla. Ja siis me ikka vahetasime laelambi tagasi ja kui proovisime üldse, et poes valime sellise lambi, kus on ikka korralikult nagu valgust. Ja selle lambi küljes käis 5 pirni, me ostsime 5 korraliku valgusega pirni, kui me olime ühe ära pannud, siis mõtlesin, vaatame, kas ikka on korralik valgus, sellest ühest pirnist juba piisas, et meil oli nagu täis päike toas, nüüd meil on 5 täis päikest toas. Et see on nagu üks, jaluta looduses, eks hoia loodusele lähemal, et me talvel kipume seda tegema, et hommikul kiiruga töölt laps lasteaiast kaasa, võib-olla kähku toidupoest läbi, võib-olla mitte ja kiirelt koju tagasi, eks ole, ja jälle oleme siis ja me ei näegi seda nii-öelda päikesevalgust.
et kui vähegi võimalik, lõunaaeg on igal ühel ette nähtud kuskil tund aega, et kasuta siis pool tundi söömiseks ja pool tundi mine õue jalutama, nagu ka siis Dr. Chatelier oma siis teeb 15-minutilisi jalutuskäike, et kasutades seda just kui see valge aeg on lõuna ajal, et tee see väike tiir seal õues, sa saad värsket õhku ja vaata võib-olla niisugune, kus on park või natukene puiki, et sa nagu ei kõnni ainult linnatänavatel, vaid näed ka loodust. Ja muusika. Kui sa kodus oled, no, ei pea see teleka süürkama taustaks sulle, paneme nii hea muusika sinna, mis on sinu lemmik, kellel no, see tõmbab sind ka sinna parasümpaatilisse närvisüsteemi, aitab sul seal olla. Ja tehes koos nagu mitut asja, et valid ühe sellise hea aja, kus sa saad perega koos näiteks kokata, katsetage koos, läheb nihu, lähen õue, tellin, tänapäeval on ju see, eks ole, et siis ei jää pere nälga, vaid saab õuest tellida midagi või Bolt toob, eks ole, et sa saad ikkagi oma söögi kätte. Ehk siis paned muusika mängima, hea valgus toas, kokkad koos perega, leiate koos, võib-olla teete ka nagu menüüd, eks ole, milliseid 5 värvi toitu me täna siis omale menüüsse paneme ja me sööme ka koos, eks ole, et see on meie nagu ühine aeg, et sa leiad nagu selle aja ja hommikune ja õhtune telefonivaba aeg, et ei pea hommikul kohe ärates vaatama nii, kes mul öö jooksul kirjutanud on. Ma lülitan ennast mingiks ajaks välja, jätkad, kui ma seda teen, mis on, maailm ei kukkunudki kokku selle tunni aega, mis ma hommikul ei vaadanud telefoni, eks. Või siis ma olen ka praktiseerinud, eriti kui ma lähen maale. Mul jääb telefon, mõnikord jääbki autosse ja ma reede õhtul jäi ta sinna autosse ja pühapäeval koju sõites ma leian ta sealt üles. Vahepeal käib korra mõte, et ma lähen vaatan, mis toimub, aga samas ununeb jälle ära. 3 päeva ei saa mind keegi kätte või selline 2,5 päeva ei saa mind keegi kätte, kas midagi juhtus. Mõtlesin, et kui kuskil maailm kokku kukub ja öeldakse, et on vaja evakueerida, siis järelikult otsitakse mind ikkagi teistmoodi üles. Et need on sellised hästi lihtsad asjad, et kui ma hakkan ise ennast sättima natukene ettepoole, et mina olen oluline, sest ma olen ka kogenud sellist asja, kui töö juures ma arvan, et ma olen asendamatu ja panen töökoha endast ettepoole, enda perest ettepoole ja panen 24/7 hoiad siis nii-öelda seda restorani püsti, sest seal kogu aeg midagi toimub, eks. Jõuad koju ainult magama. Ja ühel hetkel annab sulle saatus nätaka ja sa oled näiteks haiglas või kodus pikemal haiguslehel, siis keegi ei küsi, Riinu, kuidas sul läheb, vaid ainus küsimus võib olla, Riinu, millal sa jälle tööle tuled. Ehk siis, et nii on. Mina kui inimene, ma olen kõik oluline ja mu pere ja lähedased vajavad mind sellisena, nagu ma olen. Et jah, nii on. Et kõik need, mis seal tervise 4 tugisammast on nagu kokku pandud, need on sinu enda toetamise jaoks. Ja selle sinu looga tuleb mulle meelde Rangani enda lugu, kus tema kunagi, siis kui ta kellegi teise praksises töötas, tema ülemus ei suhtunud sellesse väga hästi, et ta vahepeal 15 minutit jalutamas käis, aga pikapeale sai ta aru, et vaatamata sellele, et tema vahepeal käis ära, võttis ta ikkagi isegi kas sama palju või rohkem patsiente vastu kui teised arstid. Me lihtsalt taastame selle lühikese ajaga ennast niivõrd palju, et me oleme palju rohkemaks suutelised. Et lõpuks see nii-öelda altruistlik töörügamine võib meile palju rohkem maksma minna kui see 15 minutit, mis tollel hetkel tundub, et mul seda lihtsalt ei ole, aga tegelikult on. Aga Riinu, mina tänan sind siiralt südamepõhjast selle vahva tunni aja eest, mis meil sinuga oli. Mul on väga hea meel ja ma olen sulle tohutult tänulik, et sa olid nõus minuga siin täna juttu ajama. Ja aitäh. Enne kui ma nüüd lõpetan, siis Riinu, mul on sulle selline küsimus ka, et kui nüüd keegi peaks tahtma, vaatab sulle otsa ja mõtleb, et ma tahan selle naisega rääkida, vaat mina ka selle artišokiga ei oska midagi teha või mis mul seal mikrobiomis ikka toimub ja kas ikka on asjad nii. Kuidas sinuga kontakti saab? Kas sa üldse tahad meid näha inimesi? No selle jaoks ma tegelikult õpingi ja olen panustanud just selle toitumise poole peale, et kõik need kogemused, mis ma nii köögis olen saanud iseenda kogemused, kui ka siis õppinud nii-öelda teooriapõhiselt ja seda ka praktikasse pannud oma klientide pealt kogenud, et kõik see ka edasi anda, teadmisi ühel hetkel koguneb
liiga palju, need hakkavad välja pressima, eks ole, siis hakkasin ka koolitama ja koolitamine on massidele, aga inimesed vajavad ka personaalselt, tahavad rääkida siis, kui nagu hakkab tõesti nagu pea niimoodi paisuma ja lõhki minema. Ja minuga saab suhelda, et olen täitsa avatud suhtlemisele ja inimeste nii-öelda toetamisele ja suunamisele, et kui palju ma aidata saan, see sõltub siis, eks ole, et inimesest endast palju nad valmis on vastu võtma. Ja minuga saab ühendust kas siis läbi Facebooki, Riinu Rätsep sealt kaudu leiab siit mind ülesse, minu meili kaudu riinuret@hotmail.com ja või siis telefoni teel, ehk siis mu Facebooki lehel on samuti ka kõik nii-öelda kontaktid olemas ja kellel ei ole Facebooki, siis saab meili teel või Krisi kaudu. Just, ma tunnen ka teda. Aga aitäh sulle veel kord ja aitäh sulle, kes sa otsustasid täna võtta see tund aega ja kuulata ja vaadata meid. Tuletan meelde 2 olulist asja, et raamat on olemas siis 2 edasimüüja juures Rahva Raamatus ja Follos ning meie koduleheküljel www.inspiratsiooniraamatukogu.ee. Kõikide meie Facebooki lehel kajastuvate laavide, share'ide, care'ide ja like'ide eest olen ma ette teile väga tänulik ja ootan juba seda aega, et tuua järgmisel nädalal, järgmisel neljapäeval kell 18:00 teie ette järgmine külaline, kes on üks väga äge naisterahvas ja kes on ühes Tallinna koolis sotsiaalpedagoog. Nii et kallid lapsevanemad, kallid vanavanemad, järgmisel neljapäeval 22. oktoobril kell 18:00 on midagi kindlasti teile seoses teie järeltulijatega. Aga mina tänan ja kohtume teiega siis kellega varem, kellega hiljem, aga siinsamas minu Facebooki seinal 22. oktoobril. Seniks aga ilusat oktoobri lõppu meile kõigile või keskpaika õigemini. Hoidke ennast, sööge hästi ja liikuge piisavalt ja magage ja puhake, sest see on teie enda elu. Aitäh ja kohtumiseni!